ma arvan, Koit Toome vaidleks sulle räiget vastu. Koit Toome mingu valigu Harku vallas, keda tahab, tal ei olegi siin Tallinnasse asja, sõitku sa Tabasalu vahel. Tere, mina olen Mari-Len. Mina olen Meelis. Ja meie oleme Mari-Mell. Nii, uus podcast, vlogcast, tere tulemast reisilt tagasi. Tere sullegi, pole ammu näinud. Pole ammu tõesti näinud ja ega muud pole, kui alustame teemaga, et kas sina oled uss? No, ma olen naine, nii et järelikult olen. Mis oligi mu tegelikult järgmine küsimus, et huvitav, et öeldakse ikkagi vaata, et naisi peetakse nagu ussideks, et miks meestel nii pole? Aga võib-olla mehed klatsivad vähem, kuigi ma räägin, et see vist ikka oleneb mehest ka. Ma tean ikka väga klatsi himulisi mehi. Ma ei räägi sinust. Ei, no aga selles suhtes, et on ju väga palju ka mehi, kes on alati. Nii, kuule, kas sa tead? Kuule, räägi sellest, sa tead seda. Kuule, mis sellega toimub. Et tegelikult on ju meie tutvusringkonnas ka sellised mehi, lihtsalt mitte, et nad nagu pahad ussid selle pärast. Ega ma ei ole halb. Okei, siin on vaata siis nagu, nüüd tekib järgmine küsimus, et kas nagu ussitamine võrdub klatsimine? Kommenteerige. Ei, pigem mina ütleks, et mitte. Aga teie kommenteerige, kas ussitamine võrdub klatsimine, kas klatsimine võrdub ussitamine? No ma ei tea, ma arvan, et klats on pigem nagu selline koss, sukene nagu see ei ole nagu midagi halba, aga ussitamine on ikkagi pigem see, kui sa nagu meelega teed pahatahtlikke asju ja nagu ussitad kuskil seal taustal, et kellelgi läheks kehvasti, ka see klatsid ju pigem meelelahutus mõttes. Mulle tuleb tegelikult meelde üks lugu praegu. Sinu Brants rääkis seda, et nad võtsid tööle uue inimese kuskilt teisest asutusest on ju, ja kõik nagu tundus tore ja nüüd siis, kui see inimene oli 2-3 kuud tööl olnud, siis nagu hakkas siuke nagu, tahaks siis öelda ussitamine pihta. Ja seda tütarlast naisterahvast häiris see nii palju, et ta reaalselt helistas eelmisele tööandjale ja küsiski nagu teistelt töötajatelt, et palun rääkige mulle temast. Ja tuleb välja, et sellepärast ta sealt töölt nii-öelda ka lahkus, et ta oli ussitaja ja nüüd ta lõpetas tema kollektiivis. Ja mis ta selle infoga ja põhiline on see, et ta on siiamaani alles. On alles või? Jah, ta ei ole ära läinud. Joh, ei tea. Aga ma saan aru, et ma mäletan see naisterahvas ütles, et tema lõpetas nagu temaga sukse suhtlemise pigem ära. Jah, nagu selle hommikukohvi jäi ära vaata temaga, jah. Et vaata, see tegelikult vist ongi nagu see, et oleneb vaata töökohast on, et kui sul ikkagi on see kontorivaib on, siis sul on ikka see kohvitamine ja värk on ja siis ikkagi on nagu see klatsinurk on ju, või siis halvemal juhul siis ussitamisnurk on, et vaata see olenebki, et minu meelest klats on pigem selline, et kuule saad aru on ju, ma nägin neile PSH story'st on ju, ma võin temast nagu sitta rääkida, aga see ei ole nagu, ma ei ussita selle pärast. Aga kui ma hakkan kellegi jalge alust nagu tööl õõnestama, vaat siis minu meelest see on nagu pigem ussitamine. Mulle tegelikult kirjutas üks jälgija ka, et tal oli siis ka töö juures väga suur ussitamine, nii mis lõppeski koondamisega. Tema koondamisega või ussi? Ma ei tea, ma arvan, et tema lasigi ennast lõpuks ära koondada vaata selleks, et nagu lihtsalt pääseda sellest kuradi kamma heast vaata. Ja kui suures tead, mul selle looga tuli meelde üks teine lugu ühest meie sõbrast Ameerikas, kellel oli ju seksuaalne väärkohtlemine tööl, mäletad? Ja no okei, see ei olnud väärkohtlemine, see oli alandamine. Jah, no ühesõnaga selles suhtes ikkagi, sest tal oli ka seal mingi seksuaalahistamine ja mingi värgid särgid on ju, et mul kohe meenus see lugu sealt USA-st ka on ju, et no see lõppes USA-s on ikka teine level nendel asjadel, et ta sai ikka mingi mitme aasta boonused, palgad ette taha, et ta kuskil midagi räägiks. Ei iitsataks, see oli põhine, et seal ei makstagi ilmselt mitte selle eest, et sa nagu lepid, vaid selle vaikimist asuvad, lihtsalt ole vait on ju. Jah. Ühtlasi siia vahele ma lihtsalt märgin ära, et kui teil on lepingus, töölepingus siis konkurentsipiirang, siis lihtsalt infoks te ei pea
kui teil on näiteks, et kui te lähete siit töölt ära, siis te ei tohi 3 aastat konkurendi juures töötada. Võite, kui teie praegune tööandja ei maksa seda 3 aastat teile täie kuupalga ulatuses kinni. Nii et see ei päde lepingus tegelikult, vaat tasub Kristi Saaret jälgida. Okei. Nii, mul on sulle küsimus. Sulle kui naiste rahvale, Eesti esiussile. Jutumärkides siis. Ma ei tunne ennast üldse ussina, aga no räägi. Ma lihtsalt vanasti kommenteerisin Kleite, aga see ei teinud minust ussina. Mis teeb ühest ussist hea ussi? No ma tahaks üldse praegu ma lihtsalt mõtlen, kas ma ise üldse isiklikult tunnen mõnda superussi. Klatsimutte, see tädi tunneb. Ja ei, selles suhtes, et me ju võiks näiteks võtta praegu kas või nagu Mallu, et kes väga palju kossib nagu teiste inimeste kohta. Aga see ei ole ussitamine. Aga minu meelest ka see ei ole ussitamine, see ongi koss, seda nagu juhib tegelikult ju tähelepanu väga õigetele asjadele. Või siis sama... kui ta paljastas siin, ma ei tea, seda mingit Sass Hennot ja Lauri Vedajat, siis ega see ju ei ole otseselt nagu midagi halba, kui see on, või Karl Madis, kes tal olid siin, käisid kunagi tal läbi. See on ju tegelikult nagu Estonian reality, mida ta lihtsalt jagab. See, et talle jookseb see koss nagu kokku ja ta seda jagab, siis ta ei ole uss selle pärast. Sama hästi oleks võinud need lood teha Kroonika, Eesti Ekspress, Õhtuleht. No jah, põhimõtteliselt. Ei no lõpuks tegidki selles suhtes, ta lihtsalt on suunamudiga, teenäitaja. Jah, ehk siis sellised ühised näitajad ussil ei ole sinu arvates? No ma ei tea. Me ei tunne õnneks. Tead, ma arvan, et selles suhtes ma arvan, et mida võrdi vaga vesi, sügav põhi, need on kõige hullemad. Ma julgen arvata, et siukene silme ees nagu hea ja tegelikult siis usib seda. Võib-olla siis üks ühine nimetaja. Jah, üks ühine nimetaja ussil on see, et ta meeldib kõigile. Või ta saab kõigiga hästi läbi või? Ta jah, nagu üritab ilmselt seda muljet, et nagu ma olen nii fine, ma saan kõigiga läbi ja tegelikult kuskil taga sudib ja tõmbab mingeid niite, vaata. Küsimus meie perspektiivist lähtudes, kas ajakirjanikud on ussid? Jaa. Aga kas see on nende tööülesanne? Tead, ma ei tea, kas see on tööülesanne. Ma mõtlen, et nagu selles suhtes, et ma mõtlen, kui mina olin omal ajal Õhtulehes ja ma pidin ka tegema nagu selliseid ütleme ebameeldivaid nagu küsimusi küsima siis staaridelt, siis ma saan aru, see oli mu töö osa, on ju, aga ma ei läinud nagu kunagi pahatahtlikult neid asju tegelikult küsima. Ma läksin, sest mulle anti see ülesanne, sest see oli teema, oli õhus on ja sellega oli vaja tegeleda. Aga ma ei läinud ju pahatahtlikult, ma ei läinud mingi oled sellega koos või ole või nii, miks abielu sõrmust ei kanna, vaata. Et ma ei läinud ise nagu pahatahtlikult, et ma alati üritasin ikkagi läheneda hästi inimlikult, et kui seal taga ka on siis nagu sisu sellel asjal, et siis see staar ei tunneks ennast nagu, et ma teda ründan, sest ma räägin, et see mingi viimane mingi Elu24 intekas, mis nagu intekas või küsimused, mis meile saadeti, siis ma tundsin, et need olid küll nagu mingi et nagu ma tundsin, et seal on nagu siukene nagu ma tahaks kohe ära panna, et nagu jumala eest ütle midagi, et ma saaks ära panna, et see ei olnud nagu selline heatahtlik, et ma kuulsin, et sul oli nii. Täna et näiteks, kui me käisime, väga segan vahele, täna me käisime ühes kohas ja see meesterahvas istus ilusti vaikselt arvutis ja küsis tegelikult täpselt samad küsimused, mida küsis Elu24 ajakirjanik ja ka see tonaalsus, see oli nagu päriselt huvi, et mis sellest saanud on ju. Mitte nagu see, ikka passid siin Eestis mingi tiksud Leenuga kaasad, pole teha midagi. Raha on otsas või käid siin Leenuga teed jõuluvana või? Käid Leenuga kaasas, et saad ka videofilmimisest paar kopikat või? Nagu, et okei, see on jah pahatahtlikkus ussitamine, see on nii ja naa. Et tegelikult, vaata, kui me võtsime selle, räägi ära. Ei, räägi ära. Kui me võtsime selle teema, siis me tegelikult nagu saime aru, et meil ei ole endal õnneks väga palju selliseid ussitamislugusid rääkida. Jaa. Et nagu ma nagu selles suhtes mul on olnud võib-olla tööalasel veid sellist mingit õõnestamist ja värki,
aga fuck it, ma olen parem, ma alati suudan ära tõestada, et mina olen parem kui teised. Ja seda ei pea alati võib-olla kõva häälselt tõestama. Jah, sa saadki seda nagu vaikselt tegudega tõestada. Tean, ma lihtsalt korraks võtan need prillid ära, ma ei näe nendega nagu, sa oled juba kaugel nende jaoks. Mul on uued prillid, aga nendega ma näen nagu lähedale, ma näeksin kõiki nagu neid kulumismustreid sõrmuse pealt ja nii, aga kui ma nagu kaugele ma ei näe nendega. Ja nad pakkusid pereapteegis, kas ma tahan neid kohe, et vaata, et nagu ma alla vaatan on vähe ja siis vaatan siin, ma mingi, ei, ma pole nii vana, ma ei hakka iga päev. Nüüd on vana. Ja nüüd ma olen lihtsalt nendega mingi reisil ka, mul olid kogu aeg, kui võimalus olid ees. Kaasas olid, mul olid kogu aeg ees, kui see telefon on nii selge ja kõik on nii timm. Väga hea, et sa reisi tõid siia. Nii. Ma tahtsingi küsida, teid oli seal 19 inimest. No umbes, ma ei tea, ma luen. Aga minul jäi mulje, et sa ei hänginud kogu aeg kõikidega. Ei, aga me ei, no miks? Esiteks, mina ju läksin sinna siiski enda perega, enda nagu laste ja lapsehoidjaga. Ja siis mul oli minu sõbran, mul oli nagu 2 sõbrannat, siis enda lastega. Aga sellel ühel sõbrannal oli omakorda mingi, neil oli vist nagu 3 peret veel. Et nad ei olnudki ju minu sõbrad või nagu ma ei tea, ma ei tundnud, et ma peaks päevad läbi nagu kogu aeg mingi 20 kesti kuskil tiksuma ja veini jooma ja mingi või kõik koos õhtusöögi. Pole selleks täiesti võimatu olnud leida õhtusööki, sest meil päeva jooksul 5 korda muutus plaan, mida me õhtusöögiks tahame, kas me tahame Mehhikot või Aasiat või näiteks me käisime Kreekas. No ma ei kujuta ette, et me 20 inimesega oleks ei, sa käisid Türgis ju. Ma käisin Türgis, aga me käisime ühel päeval, tegime päevareisi Kreekasse. Okay. Ja ma ei kujuta ette, et me oleks nagu, meie läksime ju täiesti seda teed, et ossime omal käel mingid piletid, võtsime takso, sõitsime sadamusse, ossime piletid, läksime ju. Et ma saan aru, et inimesed on väga erinevad, mulle juba Instagramis ka keegi kirjutas, et issand, niimoodi omal käel, kas hirmus hold. Mis seal hirmsat on, võtad takso, sõida sadamusse, ostab pilet, see on sama, kui ma sõidaksin siit taksoga, ma ei tea, mingi Virtsu ja ostaksin Saaremaa piletina. Et ma saan aru, et inimesed on erinevad, inimesed võib-olla tahaks seda mugavust, et oleks keegi pikaks hapiks nüüd hotellist. Neid variante on ka, aga lihtsalt mingi see oli poole kallim. Ja ma teadsin, et takso maksab 10 euri, nii et. Rääkides veel ussitamisest, siis meil on hetkel käimas sellel nädalal, viimane nädal jookseb. On, mis meil käib? Valimised, jah. Valimised. Ja vaata, mina julgen omast kogemusest küll öelda, et ütleme siis erakondades on ikka erakonna siseselt sa mõtled? Siseselt on ikka sihuke fucking ussitamine käib, et see on õudne. Ja kõik, mille nimel? Võimu. Võimu või raha, pigem siis isegi raha. Koha, jah. Koht võrdub raha, vaata. Et see oli küll ikka unreal, et ma olen siis, kes on võib-olla uuem jälgija, ma olen kunagi töötasin päris pikalt Tallinna linnavalitsuses, siis kui oli veel 20 aastat tagasi. No selles suhtes ammu aega tagasi. Ammu aega tagasi, siis kui oli veel Edgar Savisaare hiilge aeg, kõik küttepuud ja kartulid ja issa, ma mäletan terve Vabaduse väljakul neid kartulid ja puiteid. Et ma olen seal mitu satsi nagu olnud ja nagu te teate, siis toona oli see Keskerakonna võimu all ja võt seal oli seda ussitamist, see oli ikka ebareaalne. Ja mina oma naiivsuses ja usus inimestesse, inimeste headusesse, ma olingi lihtsalt nagu oh my god, mis toimub? Ma ütlen ausalt, ma olin šokis nagu, et reaalselt sa teed mulle siin ühte nägu ja siis sa lähed kuskile mujale. Ja ma mäletan, sul oli see nimesid nimetamata üks Preili ju, kes oli näo ees täpselt see vaga vesi sügav põhi, üli hea ja siis samas selja taga pani kuradi puid olenemata sellest, et sa isegi ei pidanud midagi tegema, ta ütles, sa oled umbes siit, sest ta ilmselgelt tahtis nagu sinu kohta vaata. Et mul oligi nagu mingi ette tekkis see tunne, et aga mida ma teile teinud olen nagu, et ma ei ole mitte midagi teinud, laske, ma teen oma asja. Asi võib-olla selles oligi, et sa ei teinud midagi, sa ei viitsinud ju kommenteerida mingi monitoorida, millal sa kommenteerid, kus mida ja see oli see aeg, kui see hiilge aeg siis, kui on vanemad vaatajaid teab, mäletate meediast oli, kuidas siis keskerakondlased tööajast pidid kommenteerima. Nende töö oligi kommenteerida. Väga paljudel nõunikel
oli. Ja see oli ka siis üheks minu nii-öelda tööülesandeks, millest ma siis keeldusin, millest ma loobusin ja keskendusin ka oma päris tööülesannetele. Ja see polnud üldse oluline. See oli ka täna ma mõtlen. Ei no ja siis ma mäletan, et tegelikult oligi ju see, sina keskendusid enda tööülesannetele, see sinu abilinnapea oli nagu teistest mingi sammu võrra ees ja see käis ka kõigile hullud närvi. Et ta päriselt tegigi tööd, ta tegi päriselt midagi fucking linna jaoks ära, sest sina olid ta nõunik, et tegid neid asju, vaata. Et nagu teistel oli lihtsalt mingi panen nurgakivi siia ja lähen kuradi tervitan kedagi siin ja tegelikult tein mit muhv. Ja see oligi see kommenteerimine oli lihtsalt nagu, täna oleks see väga lihtne, võtad mingi ChatGPT või Google Gemini ja lihtsalt liti mulle 40 kommentaari, aga toona seda ei olnud. Sa ju pidid kõik välja mõtlema otsast lõpuni ja kõik ja teadva nad ju ei tahtnud veel seda, et sa lihtsalt ütleks, et kuradi Ansip on loll. Nad ju tahtsid, et see oleks mingi räige arutelu, vaata kuradi, kus see kutser tootis. Oh my god. Hullu meelne. Aga rääkides nendest ussitamistest, siis noh, ütleme ausalt, minu endised kolleegid, eks ole, siis kes on olnud siin minister, Riigikogus istuvad väga mitmed, on istuvad siiani, nägin just pilti, üks noormees juhib Tallinna lauluväljakut, eks ole. Mul oli lihtsalt, et okei, ma ei pane pahaks, see oli see aeg on möödas, mina sain omad õppetunnid, nemad on seal, kus nad on, ma loodan, nad on õnnelikud ja mina olen siin, kus mina olen. Ja siis ma mõtlen praegu ka, ma jälle nimesid ei nimeta, aga üks naine oli ka väga tegelikult omal ajal Keskerakonnast, ma ei mäletagi, mis tega juhtus. Ta läks minema, ta enam pole üldse poliitikas tegev. Ma vist tean, keda sa mõtled. See elab seal Koplis. Olen teda koju viinud tantsusaatest. Karina maja lähedal elas. Ta praegu ei ole üldse poliitikas. Ta ajab täiesti mingit muud asja. Ta on, kes oli tegelikult väga nagu... Ta oli väga hea nagu poliitikuna, tegelikult oli väga hea. Ta oli nagu ajudega, tema probleem oligi, ta oli naine ja ta oli ajudega, ta julges välja öelda, mida ta mõtleb. Ma just tahtsin öelda, et ta oli tihti peale nagu tank, kes lihtsalt läks, aga selles maailmas sul ei jäänud muud nagu üle. Ma ütlen ausalt, kui ma esimest korda temaga nii-öelda kokku puutusin, ma esimest korda puutusin nagu kokku Riigikogus. Ma mäletan lihtsalt, ta tuli pikka kasvu, eks ole, sinised, siuksed elektrisinised, pika säärega saapad jalas, mul mingi, oh dear lord, vaata, on ju. Vaata, kui on mälumehele. No siuksed hetked ei vaat meelde, vaata. Ja siis mida rohkem kuidagi ma nagu jäin temaga nagu päriselt suhtlema, siis nagu, ma tagantjärgi mõtleks, et nagu väga palju oleks võinud nagu õppida temast, aga ma ikka olin see naiivne, kes lootis inimeste headusele, aga noh, seda nagu selle juhtunud. Ja siis praegu, kui me juba siin räägime nendest Savisaare vihmavarju väljadest, siis mis sellest kurgi Monsast saanud on? Jah, ma tegelikult enne mõtlesin. Oota, neid oli kaks, üks oli Monika ja teine oli see Liina, jah. Mis neist saanud on? Ma ei tea. Kuskil seal soojal kohal. Ma ei tea. See Monika muutis nime, ma tean, pärast seda Savisaare teemat. Muideks veel rääkides. Aga ma mõtlesin... Ehk siis ussitamisest ja valimistest veel rääkides, eks ole. Ma tean, see on lihtsalt teema. Ma näen nägusid ja lõustasid lihtsalt igal pool, kus ma sõidan. Ja meil oligi reaalselt küsimus, noh, Leenu küsis mu käest, noh, keda valid? Ma ütlesin, et ma ei lähegi valima. Ei, aga valima peab, sellepärast, et mina ütlen, et on vaja valida, sest kui sa jätad hääle andmata, siis see kuradi üks hääl lõpuks mängivad mingi, ma ei tea, kuradi keski asemel saab reform või whatever on ja kelle poolt sa nagu oled. Nii. Vaata, ma tahaks öelda, kõik poliitikud on ussid. Okei, võib-olla see uss on kahe, nagu paha sõna. Nad on kahepalgelised. No loomulikult nad räägivad sul praegu seda, mida sa kuulda tahad. Mina ei räägi üldse sellest. Ma räägin sellest. Näiteks siin samas poe juures on ju. Või enne valimisi. Nad on igal pool oma telkidega jagavad oma kuredi lehmakomme ja pastakaid ja ma ei tea, mida kõike veel on ju. Aga kus te üle 4 või 5 aastat olete? Teevad tööd. Sest sa oled ju valinud neid, nad teevad tööd imal. Miks ma ei näe seda tööd kuskil? Aga reaalselt mõeldes siis sellena, et ma olen siis Haabersti linnaosa elanik. Ma mõtlesin siis, noh, logisin sisse sinna e-värki, et no nii,
ma siis hakkan valima. Kas sa julged üldse seal hääletada? EKRE juba täna ütles, et kõik on vale ja igal pool saab taustalt häkkida ja su hääli näha ja ma ei tea mida. Suva. Mina valin. Ja siis mul oli lihtsalt mingi, keda ma valin, siin ei ole kedagi, mingi keda, Luisa Rõivast või? No vaat Luisa Rõivasele ma põhimõtteliselt anna häält, no offense Luisa. Mina ei anna, nagu esitaks, kas A elad üldse Tiskres või B väidetavalt pidi. Nõmmel elab ta. Nii, mis kokkupuude on sul Haaberstiga? 0. Urmas Sõõrumaa. Olen Haabersti esinumber. Kas sa oled Haaberstis kunagi käinud? Võibolla... Ma ütlesin äkki elab Kakumäel, ega ma ei tea. No iseenest, aga mina tean, minu jaoks Urmas Sõõrumaa seostub vanalinna. Rotermanniga. Vanalinna ja kesklinnaga. Järsku Haabersti, alleluuja. Ja siis täna sõitsime, viisime lapsed kooli ja lasteaeda. Ja Meelis leidis, kellele oma hääl anda. Ja mul on väga hea meel, sest mina just täna hommikul kuulsin raadiost reklaame. Ma olin väga kahe vahel, ma olin 3 vahel, nagu kas Sotsdem või Reform või Eesti 200. Eesti 200 on nagu kõige lambisem selles suhtes mu jaoks, et nagu inimeste poole peal ma saaksin anda oma perearstile hääle anda. Kes minu silmis on täielik? Sinuga on cancel, minuga ülinormaalne. Siis ma lihtsalt vaatasin valimisnimekirja, sain aru, et ka minu perearsti poeg kandideerib, kes on perearsti projekti juhtu huvitav. Mind ka huvitav, mis projekte seal juhib, aga no las see jääd. Valimisprojekte. Nii, ja siis ma kuulsin raadioste reklaami. Täna olen konkreetselt reklaami ohver. Kui tahad, et Tallinnas saaks Kopenhaagen, vali Sotsdemmid. Nii ma teengi. Ehk siis Kopenhaagen ehk rohkem rohelust, rohkem rattaid, väiksem sõidukiirus, vähem autosid kesklinnas, ma olen selle poolt. Ja ma arvan, Koit Toome vaidleks sulle räiget vastu. Koit Toome mingu valigu Harku vallas, keda tahab, tal ei olegi siin Tallinnasse asja sõid, kui sa Tabasalu vahel. Aga kuna Meelis leidis, et just nimelt Sotsdemmides selle nime, siis ma annan ka oma hääle talle. Aga kas ma võin välja öelda? Jah, muidugi võid. Nii, mina ütlen päriselt välja. Esiteks ka, ehk siis sellest... Mulle meeldib, ma hakkasin ussitamist räägime valimisest. Muide, kas me tohime üldse valimisreklaami teha praegu või? See on nii pikalt. Aga see pole üldse ju makstudki. Jah, keegi pole maksnud meile selle eest. Ehk siis jällegi ka reklaami ohver ja kuigi mul on kõrini nendest nägudest seal linnapildis nagu päriselt, siis tuleb tunnistada, et ma isegi ei teadnud, et see inimene kandideerib. Ja mina valin siis Sotsdemmidest. Mis ta nimi oli? Riina Sikkut. Jah. Sellepärast, et tema mees on tellinud Meelis neile koju jõuluvanaks. Puhtalt sellepärast. Sest ma nägin seda perekonna nime, mulle mingi, kurat, keegi on tellinud. Ja ma vaatsin. Keegi on jõuluvanaks tellinud, ehk siis Riina Sikkuti mees on tellinud mind jõuluvanaks nende peole ja ma mäletan seda pidu. I loved it. See oli kesklinnas, ma piirkonda ei ütle, Ümardava kesklinn. Ma tean. Ja see oli õues. See oli õues, neil olid ilusti mingi ketid, olid see nagu need valgusketid. Ehk siis nagu teate, selles kostüümi sees on päris palav. Ja kui mul oli, oh my god, õuepidu, yes please. Ehk siis... Aga kas sa mäletad seda, kas ilm oli külm või ei? See ei olnud COVID, see ei olnud nagu COVIDi pärast õuepidu. Ei, selles mõttes lund nagu oli, aga neil oli hästi mõnus siuke sisehoov. Muideks, ma arvasin, minu arust äkki ta toona oli veel mingi minister või asi, ma täpselt ei tea, ma ei mäleta. Igatahes mul oli siuke ootus, et okei, ma lähen sinna ja siis, et raudselt on mingid turvamehed ja läbi otsimine värki. Midagi, Kuule, me elame Eestis, eks ole. Ülitore, ülimõnus kodupidu, ma mäletan, mingi teed olid seal. Ma lihtsalt vaheküsimusena küsin, kui palju sind otsiti läbi, kui sa Alar Karise juures käisid? Nagu lennujaamas. ID-kaart, lindi peale väravad nägemist ja NATO küberkaitsekeskusest täpselt samamoodi. ID-kaart, lindile väravad, let's go. Et ei olnud nagu, see oli lihtne. Ja võt, lühidalt valimist. No võt, Riina, kui näed, siis telli jõuluvana.ee saad ka sel aastal teeme soodu sinna.
et kuigi noh, jällegi nüüd, kui ma raudselt keegi saadab balleriinale ta. jaa, ei, siis kui hea asi on, siis ei saadeta. Aga me ütleks, et no Riina... küll Koidule edasi saadeks, ma ütlesin paarutada Pasele ja Koitara roni kesklinna. No mina ei saa aru, mis ta teeb seal. Oota, kas see on ka seatavat sorti? Ma mäletan, et selle Koiduga oli mingi Ilga Plava kunagi, kui mingi liivalaias palju. Nii, las ma nüüd lõpetan mõtte ära. Ehk siis tegelikult see on ka ju teatavat sorti ussitamine. Kui me näiteks nüüd räägime siin kellegi kohta, oh my god, ta on nii tore, ta on nii äge, ta on nii hea, siis seda ei saadeta edasi. Aga ma ütleks, et vaat, Leen on lits. Kõik saadaks edasi, aga tegelikult on nii ju. No muidugi. Sellepärast, et ei, aga vaata, see on ju vana tõde. Halb levib ju alati kiiremini kui hea. Kui ma praegu läheks, ma ei tea, kuradi peksaks kaikaga kedagi, on ju, siis see jõuaks igale poole. Aga kui lõpuks selguks, et ma aitasin üldse mingi peksin kaikaga kedagi ära, sest ta kuradi ahistas mingit last, siis ega see ei jõua nagu kuskil, see on pohhu. Leen on kuradi kaabakas, kuradi kaikaga. Kaikaga kaabakas. Et, aga võt, ma praegu mõtlen, sotsiaalmeedias on seda ussitamist siis ju, ma lihtsalt ise mõtlen selle peale, kui palju oleme me saanud enda või noh, nagu on meile saadetud mingid, oh my god, kas sa nägid, mis ta su kohta ütles? Või on see klatsimine? Ei ole, no ma ei tea, kas klatsimine, vaata, siin on see ka, et vahest on see, et sõbrad saadavad, aga väga tihti saadavad ka nagu ju suvakad. Ja noh, nagu sellest on mitte suvakad, lihtsalt meie jälgijad on, et oh my god, vaata, siin on nii või kas sa seda nägid, on ju. Ma ei teagi nüüd, kas see on nagu ussitamine või... Infotund. Jaa, aga nagu... Eriti, kui veel mingit sitta keegi mu kohta toodab, siis mida sa mulle seda üldse edasi jagad? Mul ei ole vaja teada seda. Las kord targutab oma ette kuskilne. Sest tavaliselt need, kes võib-olla sotsmeedia puhul veel eriti ongi nagu, et noh, ütleme siis kerime ajas tagasi suvesse, juunikuusse on ju, siis mul jäi nagu mulje, et kuigi mina ennekõike olin nagu justkui selles keskpunktis, siis kõik teised ka üritasid kuidagi nagu, oh my god, ma mingi meediaplava, ma tahan ka sõna võtta, äkki saan ka meediasse. Mingis mõttes ma saan aru, see on ka teie PR, aga nagu see ei puuduta mitte kuidagi sind, nagu kes sa oled. Et tihti peale on, okei, jah, see ei ole otseselt ussitamine, see on PR on nagu teine poole. Ei no jah, aga tead, vaata, see võib-olla nagu see oleneb minu meelest ka nagu sellest sõnastusest või nagu kogu sellest kontseptsioonist, miks sa sõna võtad, et kas see päriselt on nagu PR või jumal, hoidku. Võib-olla lasen kinni õmmelda. Jalge vahe või? Sobib. Jah, ma täna käisin konsultatsioonis. Jaa. Ma arvan, et meil vist see ussitamisega on nagu... Õnneks. Meil nagu tõesti, meil on nagu vähe olnud nagu seda nagu... meie pihta sellist nagu ussitamist või tähendab, kui võib-olla nagu ma saan aru, et jälgijad on alati kahesugused. Ühed on need, kellele ma päriselt korda lähen ja siis on need, kes jälgivad mind sellepärast, et tunda ennast normaalsemana, on ju. Noh, tavaliselt on ju nii? Jah. Isegi jälgime mõnda, on ju. Mina mitte. No ma tegelikult ka enam väga ei jälgi, aga no vanast ikkagi oli, et hoidsin nagu silma peal, et saada aru, et kurat, ma olen päris normaalne. Siis ma ei vaata, mul läks mõte. Ma tahtsin tegelikult veel ussitamist öelda, õnneks seda kohta enam ei ole, aga vaata, vanasti oli küll üks portaal. Jaa, no perekool oli, see on siiamaani, aga lihtsalt seda foorumit vist ei ole. Vaata, see oli küll nagu, vaata, see oli siuke koht, kus ikka mind ja kuradi no, see ei olnud enam ussitamine, seal oli ka teatavat sorti nagu väljaelamine. Ma ütlen seda, et nagu ma arvan, et ma imestan, siiamaani imestan, et Triinu-Liis ei teinud enekalt, päriselt. Sest nagu see heit, mida ta seal sai, no see oli fucking unreal. Ja tegelikult teine asi, kust me siit võime jõuda, ongi see kurdi canceldamise teema, vaata, et sa võid nagu selle ussitamisega lihtsalt minna nii liiale, et sa lihtsalt canceldad inimese ära, ja sina võid ilmselgelt tuua 150 näidet USA-st nagu. Aga lihtsalt ma siin ei no oligi. Tegelikult perekoolis ma lugesin ju tihti peale oligi see, et me saime enda kohta teada ja tegelikult oli seal laus vale. Lihtsalt kellegi välja mõeldis, vaata. Välja mõeldis, ainukene õige asi seal oli minu nimi. Kõik muu oli vale.
ja seda raiuti ju nagu tõe pähe. Ja sellest võibki vabalt olla, oh my god, kas sa tead, ma kuulsin, ma lugesin, ta tegi nii. Ja ongi cancel. Kõige peale saab kitsa tegelikult ikkagi, kui me siin vaatame, siis seda ussitamist on päris palju. Eks ole? Mulle meeldib, et su telefon ise liigub seal, aga kommi pakkugu sealt ära. Okei. Ussitamisega on meil kõik, sest me saime teada, et ussitamist on tegelikult kõikjal. Kommenteerige, kas teie olete kokku puutunud ussitamisega. Mul on sulle küsimus teises vallas ja ussitamisega. Me rääkisime praegu ussitamisest just nagu kollektiivis, aga suhtes. Kas suhtes on ka ussitamist? Tead, suhtes on ussitamine, ma arvan, tekib sellel põhjusel, et inimesed lihtsalt ei räägi ja siis on hea neid mehi taga rääkida või naisi siis on, et ma saad aru, ta teeb nii, ta ei too mulle lilli, ta ei teinud nii, ta ei lugenud mu mõtteid, et ma tahaks nii, no türa, kui sa ei ütle, siis ta ei olegi mingi selgeltnägija. Ega tal ei ole meelis meheks, noh. Ja ega ma ka tihti peale ei mõtle. Sa ei mõtle. Ei näe selgelt ette või? Nii, mu küsimus võib-olla natuke valesti püstitatud, ehk siis... Ma saan aru küll, mida sa mõtlesid, aga point ongi selle... Armu, vaata, mu point oli, kus ma jõuda tahtsin, oli armu kolmnurk. Et nüüd nii, aga vaata. Me oleme suhtes, nüüd tuleb mingi teine mees või naine pigem. Nii. Naine, kes tahab mind nii. Ka ja siis kas tema hakkaks ussitama, et sina oleneb mida ta tahab. Kui ta tahab nagu, et me lahku läheks, ta loomulikult hakkab ussitama, mina olen siis halb on ju, siis ta ju vaata, see on alati kuradi kärgperede teema on ju. Uus naine on kuradi halb ja bla 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 või on vana naine halb, no 2 varianti, üks naine on ikka halb on ju. Et nagu, ma räägin, et nagu väga äge, näiteks mulle väga meeldib Marjani puhul see, Marjan Võsuvalg, ma tean, et sul on temaga mingi oma issue. Aga ühesõnaga, mis mulle meeldib, et nad on suutnud oma nagu lapse isaga ja kogu selle osa nagu väga hästi tööle panna, et keegi ei fucking heidi kedagi, kõik saavad koos käia üritustel, ei ole nii, et... Sotsiaalmeedias on kõik ilus. Ei, no mulle ikkagi tundub, et see nagu toimib neil, on ju. Et minu meelest see ongi nagu tervitatav või isegi võtame Kardo ja Malju. Nad suudavad ühes seltskonnas viibida, kui on vaja. Nad käisid kunagi mingi hetk reisil või... Jah, kunagi käisid meie perereisil. Et nagu minu meelest see on nagu okei ja väga normaalne, et ei oleks nagu see, et lapsel on sünnipäev ja siis sina tuleb passid ühes nurgas ja mina tulen mingi uue mehega passin teises nurgas. Et nagu see on normaalne, me saame oma vahel läbi nagu. Kunagi ma rääkisin Hedoniga sellest. ETV2 jookseb hommikuti mingi lasteseriaal. Floor paneb reeglid paika ja seal oli siis see kuskil reisil ülla ja seal oli siuke episood, kus kellegi vanemad läksid lahku ja see laps oli ilgelt õnnelik, sest see poiss siis seletas, et ma saan isa käest taskuraha, ma saan ema käest taskuraha, ma saan isa käest jõulukinke, ehk siis kõiki asju saab topelt. Ja siis see plika oli ilgelt õnnelik ja siis hakkas oma vanemaid lahku ajama. Ülinaljaka osa oli see. No see lõppes selle fiaskoga, et vanemad said aru ja siis ma küsisin Hedoni käest ka, et kui sa nüüd seda nägid, on ju, et siis vahet oli see nagu ka teema mingis mõttes meil. Ja siis ma küsisingi, et kuidas sina siis suhtuks sellesse, kui me lahku läheks, siis ta tegelikult esimene reaktsioon see, aga ma ei taha, et ta lahku läheks. Ja siis ma ütlesin, et aga kui ikkagi nii on ju. Ja siis vana hea Hedoni puhul, et ma tahaks asju, ma ei taha raha. Et ikkagi... Siis on sünnipäevaks 2 kingitust. Ja siis hakkab see ära ostmine, vaata. Ja see on ka teatavat sorti ussitamine. Ja ongi Issand, ma tead siin... Me tegelikult võiks lõputult ikkagi rääkida sellest, kuigi ma algul oli tunne, et me mõtlesime pigem kollektiivsest ussitamisest, töö juures, eks ole. Me nagu sõprussuhetes, aga jah, kui me räägime nagu suhetest, siis kuule, me võime siin ka nimesid nimetamata, ei soovi jälle hagi kaela saada, siis seal on ju tegelikult täpselt sama, et nagu mehel on raha, me nagu ühed lapsed saavad nagu mega palju, teine laps elab oma emaga, ei saa nii palju, on ju. Et seal on ju tegelikult täpselt samamoodi, et need ühed lapsed on täiesti ära ostetud nagu just nende
asjadega, vaata. Ja no sotsiaalmeedia annab ka sinna kõvasti nagu hagu mingis mõttes juurde. Just selle, et kõik on ilus, kõik on hea ja mida rohkem asju sul on, seda parem. Ma olen nii selle vastu, mida vähem sul asju on, seda parem. Ma räägin, me kolisime siia, ma suutsin loobuda mingi 70% oma garderoobist. 50 on tagasi. Vist võib olla. Jah, ma käisin just Türgis. Ei no, seal on nii head need nagu kohalikud riidepoed, kus on üli hea kvaliteet toodetel. Ma enne ostan reaalselt sealt mingi 5 kleiti, kui nagu ma ei lähe mingi H&M kleiti ostma. Ma ostsin päris mitu kleiti ja mingid mõned asjad nagu, mida mul tundus, et on vaja, mul hoovist liiga ole, on ju. Aga hea uudis on see, et ma lähen, no mitte täna, aga paari päeva pärast ma võtan oma riidekapi jälle ette ja ma sordin sealt välja, ma viin Tartusse Kirbukasse, siis saate ära osta. Jaa, me tegelikult peame, meil tuleb pikem tiir ja sõit siin, mina lähen käin Riias vahepeal ära. Jah, me ei saa ju ometi ilma reisimiseta. Riias käik ei ole reisimine. No ühesõnaga aga tead, et sul on selle jaoks reisikindlustust ikkagi vaja, jah? On või? Jah, sa lähed välisriiki ju. Kas Salval on Riia? Meil on aastane Salva reisikindlustus. Okay. Meil on kogu aeg. Eks ma võin Soome ka minna või? Sa võid ükskõik kuhu minna. Meil on ülemaailmne kogu aeg, et ei ole, et täpselt, et saaks teha nii, et ma täna ostan piletid homseks. Ühesõnaga selle Riiaga oli naljakas teema. Meelis nimelt läheb Riia Fashion Weekile kõndima. Modelliks. Ja siis ühesõnaga ma mõtlesin, et ma läheks ikkagi vaataks abikaasat laval, panen juba bronin kõik hotellid ära ja siis ma sain aru, et Fukk. No ma vaatan, ma räägin täna, mul on see human designi koolitus muidu ja mul on ühed videovõtted. Mina ei luba sul koolist puududa. Ei no, siis vaatame, ma tulen äkki järgi või? Ma ei luba. Vaatame. Ma ei luba sul koolist puududa. Nii et vaata, kuidas sa hakkama saad. Sa ei pea tulema, see on jumala okei. Ja, aga samas nagu oleks mulle piisab sinu moraalsest toest. Ma saadan Evelissi sind vaatamas. No vaatame. Aga jah, ma räägin, ma olen ikka vahest nii kana, et nagu paha hakkab väänasin. Sellepärast olengi siis õnneks tal tasakaaluks mina, kes ei mõtle, nagu meil just selgus. Nii et see on nüüd väänasin välja nende. Pereoptika, siit me tuleme tagasi. Ei no, seisavad eest. Mul on ühed prillid ka, mis on vaja nagu, ma ei tea, need on nagu suureks läinud, laiaks läinud, kuidas iganes. Nii, ma jätan Leenus ja prille väänama. Ja teie siis kommenteerige, andke teada, kuidas teil on ussitamisega loodanud, kas te olete ussitamisega kokku puutunud või jaa. On ju? Ja kummas vallas rohkem, kas... Ja kes ussitavad siis rohkem, mehed või naised? Ja kui te ütlete naised, siis miks? Naised, mis sul viga on? Ma ei tea, mis mul viga on. Ühesõnaga, tänaseks lõpetame. Kohtume järgmisel nädalal.